Tere tulemast Jaapanisse, see on meie reisi teine osa. Kui sa ei ole veel esimest vaatanud, siis kindlasti vaata enne seejärel. Meid ootavad ees palju Jaapani kultuuri, sumo, jalka, imeilus Mount Fuji. Meil tuleb kindlasti shoppamist ja konstantselt selle kõhu täitmist erinevate ägedate roogadega. As always, it's gonna be a fun ride. Hello, good morning. Ice cream ovat okodega vaska. Me oleme maganud 3-4 tundi jälle ja tänane päev on Mount Fuji külastamine. Tahaks öelda, et Mount Fuji on kaugel meist, kui me lähme sinna. Me oleme 800 meetrise künka otsas. No mis seda mäe otsa minna? Muidugi ma mõtlesin, ma ostan need kepid, selle Hiina rice people mütsi ja panen. Poiss on väsi. Oh, wait, no. Let's do snow fight. Hello there. Hello. Okei. Nii, me oleme jõudnud Mount Fuji lähemasse külasse. Matcha chocolate, free to choose, Ramune soda. So, one Ike cream. Oh. Okay, arigato. Ice cream. Oh. Me oleme nii kaua tahtnud jäätist süüa, mingi 4 päeva, 5 päeva rääkima seda me jäätist. Olgu vaadake seda nägu nagu. Mida, puhas? Jaa, see on puhas. Palju jäätist. Kuidas saab need õunad on mingi räigelt mässi? Hello. Aga miks need orangutangid nii väiksed on? See on mandariin. Okei, enne veel, kui me saame mäge vaatama minna, siis meil on tee joomise rituaal. Kui länge. Okei, 2 käega peab maiust hoid. Palbeta ka. Sitt on selles. On hea. On hea või? Okei, sul ilmselt ei maitse. Freed. Tee tuleb vahtu lüüa, jah. Tee joomine tuleb jagada 3 lonksuks. 3 lonksu. Mingi 6 võtnud. Ei, see ühe väikse, teise väikse. Ja siis paned kõik. Pane alla nüüd. Ma ei saa. Pane alla. Kõik nüüd korraga. Mida sa räägid? Mul on puru sees seal. Sinna jääb Mount Fuji. No nii, me oleme Mount Fuji juures. Te ei näe seda, aga see on seal. Aga see asi on 1000 aasta jooksul raptinud üle 15 korra. Ehk siis nagu statistiliselt suht iga inimene, kes Jaapanis on elus olnud, on näinud seda. Ilmselt nii tegelikult ei ole. Nüüd on 300 aastat on vaikus, aga nüüd jälle seal all mingid maavärinad ja värgid tulevad, ehk siis äkki varsti on uuesti. Ja viimane eruption oligi kõige hullem, see oli mingi Huey eruption, mis läks siis, kaugel Tokyo on siit mingi 2,5 tundi bussisõitu. Ja see vulkaan lendas sinna, nii viskas ilusti tuhapilve välja ja no problem, no. Lähme teen pilti seal. Famous YouTuber. Me ootasime 40 minutit, et sõita cable car'iga kõrval mäkke, et näha suurt Fuji mäge. See läheb suht tihkelt täis. See on väga tihkelt. Väga äge. Wow. Started from the bottom, now way up. Tere, no vaadaan tegelikult päris solid. Nagu ikka, aga väga privaatset kohta ei ole, siin on nagu mõlemas seinas on kogu aeg rahva sees. Ja kui sa mõtled, et sa tuled üles platel, et siin on ju ruumi, siis jaa, siin platel on ruumi. Ja siin on ka rahvast. Huvitav on, et Jaapani inimesed ise ka käivad räigelt turismi harrastamas. Ehk siis
siin olemegi kinni püüdnud ühe kohaliku jaapanlase. Ice cream uvat okkade kaemas ka. Hai, arigato gozaimasu ja rohkem sõnu ma ei tea isegi. Mount Fuji on siis 2,5 tunni kaugusel Tokyost ja 3,7 kilomeetrit kõrge mägi. Väga harva on ta niimoodi nähtav, ütles giid meile. Ja mitte, et alla tagasi minna liftiga ja oodata järjekorras, siis me võtame 40 mindise hiking traili, aga meil on 25 minti. Let's go! Jah! Sa raisk! Vaat niimoodi me haigime, siis see on meie haik. Aega on vähe. Mount Fuji. Hea track oli see. Running. Kallak on nii hevi, et lihtsalt tagurpidi kõndides alla on nagu vähe lihtsam. Nagu vaadake, kui või peab mõtla. Ei, tagurpidi on üli hea tulla all. Ja ma just mõtlesin, ma räägin teile, et kui mõnus ja turvaline on niimoodi kõndida. Sest et kallak oli väga hevi, otse alla tulles käis lihtsalt mingi mats. Tagurpidi üli pehme, aga tagurpidi on see häda, et sa ei näe. Kas sul on valu? Kange. Kange on? Kange valu? Kas valutab või on kange? Kange. Aga valu ei ole kuskil? Kange valu. No nii me jõudsime sööma. Ja siin kohas pakutakse friikaid. Täiesti haige lihtsalt. Mida sa sööd, Fredi? Siin ei ole häid asju, vaata mis... Vaata, kui palju häid asju mul on. Ei no jah, ega Friikad, see ei ole, ma ei ole uhke sellele. No. Tere hommikust! Käes on 24. veebruar 2062 ja meie oleme Mount Fuji jalamil tanklas. Ühesõnaga, siin on üks siuke populaarne tankla, kus tehakse pilti ja järjekordselt ma tahan näidata lihtsalt seda, et kui sa mõtled, et sa tuled siia tankla juurde ja teed siin pilti, siis ei. Arva uuesti. Kõik teevad siin. Taga on siis mägi, see pannakse poe taha ja siis tehakse pilti. Me lähme kuskil otsime hea spoti. See on selle tuuri viimane spot. Mägi on tõesti kaunis. See on ilus, see on kõrge. See näeb väga tõesti nagu äge välja nagu niimoodi üksinda seistes. Ta jällegi võib-olla natuke nagu vähem rahvastatud ajal oleks mõistlik seda asja teha, et Seda kindlasti jah. kaamera mies on katki. Vend ei oska dokki kasutada, tõin talle metsast nii uue kepi. Ta ei taha keppi. No nii, me oleme tagasi Tokyos. Trip tehtud, 2 tundi bussiga sõidetud jälle. In New York. Kui palju inimesi siin on, see on mingi suht tipptund. Haige. Väga palju rahvas. Tere tulemast meie pesuruumi. Kuradi riiete pesu, nagu oleks 2 peale kokku läinud või 3 peale kokku läinud maksma mingi 30, 40, 50 euri. Ei viitsinud. Meil on kodupesumasin. Valed šampooni sinna. Teis on shower kell. Need kõik või? Jah. See on riidesupp. Riidesupp. Kingaluisk. Mida teed? Sega suppi, lisa soola, et välja tuua see maitse uus. Pool puhtad asjad lähevad käega peale. Kell on 1 öösel ja me karjume. Peseme riided. See on perenaise simulaator. Mis geto konstruktsioon see veel on? Mingi külmkapist võtnud sahtli ära ja pannud mingi tooli vahele selle asja siia. Peab balansseerima. No. Tere hommikust, see on meie 3. päev Tokyos ja me lähme helikopteriga lendama. What is life?
Dexter. Baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. Hey, you know what I'm saying? I ain't do no plan, baby. He did it. Dexter. Wait, baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the ground. Baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. John Boku. Ma siit ei maska.何よ? John Boku? John Boku? はい。なんだろう? ごめんね. Sorry. Invite. How like? Väga like. Väga like. Täiega lahe oli. Ei, tõesti äge, väga lahe. Need, kes kopteri peale ei saanud, siis need läksid shoppama. Aga me nüüd saame kokku ja lähme vaatame kohalikku jalkat. See pidi mingi puuliiga olema vist või suke mudaliiga, aga no ma ei tea. Pull ikka, lähme vaatame. Ja miks me kõik koos kopterisse ei läinud on see, et meid on siin rohkem kui meie 3. Edgard, tuuri boss ja veel Coolbeti kliente, kellest igaüks siis tahtis ka lennata, nii et jagasime sõbralikult ära. Tere! Leidsin sõbrad üles. Oh, tere! Ma juba lootsin, ma sain lahti Fredist, aga ei vend ikka nii palju navigeerib, et leidis üles mind. Ma käisin hommikul jooksmas, siis käisin söömas, siis sain sõbraga kokku ja ma sain flahvisid pannkooke süüa. Mäng on käinud 7 minutit juba, aga jõuame poole ajaks ikka kohale. Nii, staadion meie ees. Me jõudsime, mängivad FC Tokyo versus Tokyo Verdi või midagi sükest. Päris hea jam on tegelikult. Hello, good man redactions. Meie jaoks lõppes praegu mäng varakult, sest me peame tooma ära mikrid, mis eelmises episoodis jäid autosse meil. Kuidas see autosse, Fredi? Kuidas see mikri autosse? Räägi, kelle käest oli muidu? See võib-olla oli minu käes. Ja mis... Ja võib-olla ma olin liiga elevil seal autos. Kasu oli. Jälle 100 meetrit enne kui me peaks jõudma oma raameni restorani, me keerame mingi täiesti mingi X kohta, aga siin on steiki, nii et ma olen 2 käega poolt. Arigato! Very good viis. Nii me tegime endale ise siia kastme siia nurka. Need on mõnus, kui see kõik sees. Aga enne veel, kui me läheme edasi järgmise tegevuse juurde. Suur aitäh Coolbetile, kes siukseid ägedaid trippe ja asju meil üldse võimaldab, kes meid toidab ja majutab. Ja selle ägeda sisu aitab teieni tuua. Ma ise loodame, et on äge. Ja tegelikult meie vaata kindlasti ka Coolbeti Instagramist teisi ägedaid saateid ja muid projekte, mida nad teevad. Seal on seda palju. Arigato! Bye! No üli nice tegelikult on nagu kõik see öövalguses on see nagu ülituus. Meie selja taga on üks põhi Shibuya shopping street. Very beautiful. Go, look. Mingid anime staffi igal pool, mingid siuke kirjut, no mingid siuksed hieroglüüfe igal pool. Olen vaatame veits, üritame leida mingid kossi, kingi, saapaid, potast. Ära tee sitased, lõpid ära. Me tahtsime nagu suveniire ja värke osta, aga see on nagu kõige, ma ei tea, siin ei saa nagu, siin on ainult mingi main nagu Euroopa poed, kallid asjad. No mitte isegi ainult nagu Euroopa poed, vaid nagu lihtsalt mingid siuksed ukse lahti ja siis on sees nagu must-valged, nagu mustad püksid, valged püksid. Meesteriided on kõik nagu värvitud. Can you do trick? Trick, yes. Trick, yes. Hey! That was legitness. Yeah, it was.
Thank you, arigato. Sõbrad, meil on vaja juua. Ja nagu me peame ära proovima selle nimi on siis Black Nika. See on kõige odavam viski menüüst, aga ma lihtsalt tahan teada, mis maitsega see on nagu. Black Nika, esimene emotsioon. No ma ei tea, kuidas Black Nika peaks maitsema. Ei, ma olen täitsa aus, ta maitseb nagu odav viski. Coconut, no, ikkekriim. Kange jäätis. See on vanilli jäätis ju. Ei ole, okei, ikkekriim hittis. Ei hea, maitseb. Kõmber see. Mingis esimene äratus mingi hommikul, 7 vist. Ma panin kinni, võtsin, et ärkan Fredi äratusega. Migubki järkanud. Siis me jookseme jälle, kurat takso on all, mingi 10 minti. Me oleme skydivima õhutunnelisse. Eile läks õhtu pikale, lõppasime ja siis me jäime magama. Ma olen nii väsinud. No breakfast, go flying. Me oleme Team Nikon ja vaadake, kui häid mimmukaid sellega teha saab. Meil näiteks ei ole liiga palju objektiive kodus, seega reisi jaoks uus objektiiv, uus kaamera, lisavärki saaks kõike Fotoakadeemiast. Aga nüüd tagasi videosse. Siin lepingus on väga palju huvitavaid punkte mingid medical injury'te kohta. Lendad siin 250 kilomeetrit tunnis, tuul lendab sulle vastu. Ühesõnaga me kaalume mind üle, sest see oleks väga kohutav. Ühesõnaga me loodame, et see masin näitab alla 90. Mul on lapp. Ei ole üldse isegi 90 lähedal. Mul on 94, mis tähendab seda, et ma saan lennata minut aega lihtsalt niimoodi, et keegi hoiab kinni mind, nagu ma ei saa ise käia üles alla. Saame mingid lennuülikonnad. Hakkame briefingut vaatama. Mida väiksed? Okay, let's go. Let's going flighting. Vaadake lihtsalt, see on mingi pipi ja lihtsalt nagu igast kanalist läheb juuksed välja. Tegelikult oli täitsa äge, ta õnneks lasi täitsa lahti, et ei hoidnud terve aeg kinni. Lasi lahti, siis panid seal ise kätega natukene, ma küll ei saanud aru, et see töötanud oleks väga. Eks kui kaalutad käsi, siis peaks nagu keerlema, aga sa pidad räigelt panema kokku tõmbama viltu, spinne, peaga klaasi. Minema. Edward. Andres. Cameraman. Arigato. Thank you. Me oleme nüüd certified forklift driver. NPC GTA-d, kes on näiteks tukki neile, vaata. Okei, ninja. Mängime ninjat. Näitan teile, kuidas Jaapani mäng käib. 2, 1, ninja! Fight! Konnichiwa. Watashi ni totte drink this and drink yuzu lemon. Sõbrad, mul on
massiivne jook ja siin otsas on jäätis. Täna proovime siis pannijooke, kohalikke pannijooke, panga kees. Normaalne, ühesõnaga meil on karamelli oma mingi massiivne ja meil on maasikas. No see asi maksis 20 €, parem oleks väärt. Normaalne, meat pluss. Fluffy pancake, vaata, obul. Atsa. Me jälle shoppame, veits on nagu humana vibe, aga nagu mõnusam. Poe nimeks on siis Second Street, siuke populaarne. Teeme teile shoppamise simulaatorit. $8. Miks on mingi kuradi 50 €? It doesn't with a box. Ühesõnaga pood on täis silte, et tule ja kauple hinda, nii et me nüüd oleme siin ja kaupleme hinda. Can we do like 14? One off? We won't take. No take. Joke, we take. Thank you. No nii, Kuulbet otsustas, et me võiks degusteerida kala. Ja see kala on fugu kala, mis on väga mürgine. Ja potentsiaalselt surmav. Iga aasta mingi 50 inimest satub haiglasse ja... Kellest 6 kuni mitu sureb ära. Aga teeme ära selle, ühesõnaga meil on siuke privaatruumike, et kui midagi juhtub, siis keegi ei näeks, teised külalised ei oleks traumas. Ja mis siis juhtub, kui sa saad nii-öelda mürgise, kui kokal on halb päev, siis kõigepealt sul on mürk seal sees, siis su lihased jäävad seisma ja sa ei saa enam hingata. Ravi või nii-öelda antidooti sellel ei ole, ainus lahendus on see, et sulle pannakse hingamismask ja tuleb loota, et sa survive'id. Ja kokad, kes seda teevad, peavad õppima seda mingi 5-7 aastat, et üldse seda käsitleda. See oli vahepeal bänd ka, et seda ei lubatud nagu teha. Jah, aga meil on tore päev ja kui te näete nagu seda videot välja tulemas, siis me ilmselt survive'isime palju. Üks meist vähem. See on fugu skin. Ehk siis juba võimalus surma saada. Good luck, jah. Päris huvitav. Oi. Konsistents on veider. Pigem ei sööks nagu seda. On söö seda. Tein söö ära. Miks mingi imelik asja? Miks me sööme seda? Tahaks ikkagi öelda, et šanssi veel on nagu. 20 minuti jooksul need asjad peaks toimuma hakkama alles, nii et... Meile toodi mingi asi, mille nimi on Shirako. Ja me ei saanud aru, mis asi see Shirako on. Ja ma panin Shirako Google'isse ja ta ütleb, et see on sperm sack of male fish. Fucking hell. Kui see on lihtsalt nagu kontsentreeritud jobi siin. Ma söön siis kuidagi. Ice cream. Ja, ta mõtles nagu fucking kartulipüree või midagi. Päris norm. Pufferfishi juice, let's go. Kui suur on see oli liiga palju. Kui sa mõtled selle peale. Aga nüüd tuleb see lõpuks see pufferfish barbecue versioonis. Selle ma panen kohe rahva silma. No nii. Laitsa jalg. Pane kõik asjad sinna peale, et siis on parem. Wasabi. Ma ei saa hakkama. Sa pead selle korraga kõik alla neil. Okei, veits nagu kana. On ju? Kana, noh. Nagu toores kana. On samas toores kana. Jõuame selle osani, mis on siis kõige ähtlikum ja kust tuleb kõige rohkem nii-öelda. Ei, see on maks. See on magu. Okei. No natuke tunne. Kui ma grillipeol saaks, siis nagu ma ei saaks aru, midagi valesti on. See esimesed sümptomid veits nõrk on olla, jah. Natukene siuke, uimane. Good morning, people. I'm opening a new page, my YouTube channel. Good morning, people. I'm open a new page, my YouTube channel. Kell on mingi 12:30, kohe varsti peaks hakkama sumo show, aga kutid läksid eile fugu sööma. Aga see on mingi kahtlane kala, mis võib tämmi teha. Ja nüüd on problem. Not hearing, yesterday typing, not answer, today calling, not answer. I say what the hell, where people? So a bit scared, going knock on door down.
Okay, weird. Where people? Okay, sumo show right over there. Going watch. Kutti ikka pole. Oi, sina ka siin? Me ärkasime ellu. Kuna see fugu kala on üks pull asi, tõmbas käest ära, aga meil oli. Totem of Undying. Ja me oleme tagasi elus. Ja me ei hinganud vahepeal üldse nagu... Ja siis, aga no kui kõht läks tühjaks, pidi püsti tõusma ja tulema nagu sööma. Shiitake seened toodi koos metsaga välja nagu. Siis me peab ise küpsetama seda veel. Aga jah, kohe peaks mingid retired barutod ja sumovennad siia tulema, kes hakkavad meile siis näitama võtteid ja traditsioone ja värke ja mis on õige. Ja mingid inimesed siit saavad ka minna proovida maha võtta päris sumovenda. Nii et me kindlasti voudime ja tahame proovida. 100% me lähme. Sumo ajalugu ulatub väga kaugele ja kõigepealt seda harrastasid siis nii-öelda kuninglikud inimesed, jõukonnad, kes siis võtsid nii-öelda välisriikide külastajate meelelahutuseks selle, kui tuli mingi teisest riigist mingi kunn või asi külla, siis tehti nendele nagu sumo show. Ja siis see võiks liikus tavainimeste kätte. Sumomaadleja peab päevas sööma 20 000 kilokalorit vähemalt. Ehk siis ühe einega, 2 korda päevas söövad, ühe einega 10 tonni. So now it's time to find out who amongst you can be sumo champions. Ühesõnaga peab liistu tõmbama ja siis kui saad endale mingi lühikese liistu vist, siis sa ei saa või saad või ma ei tea. Lähme kaklema sumomeestega. Right, oh, shall we roll it? Well, that's it. And there we go, we have our winner. So once we had these two, you two, out you go. Out. All right, nüüd saate mängida. Davai, let's go. Hi, what's your name? Freddy des. Hi, Freddy. Freddy. What's in the sporting history that would help you for the sumo? Powerlifting. Oh, powerlifting, huh? How much can you powerlift? 200 kilos. 200 kilos, 300 kilo powerlifting the kid. So who would you like to challenge? Big man. Oh, he wants a big man. Nice big throw. Okay, only for that. Fight! What do we do here? Väga raske. 200-kilone vend ei ole lihtne. Vastane tegelikult tegi sohki ja sõi enne võistlust liiga palju. Mina arvan, et selles on asi praegu. Fredi siin hommikul võttis hommikusega lauas paar ampsvõend ja kurat, ma ütlesin poisid, et söö. Õhtul on fight tulemas. Ei no, ütleme nii, et omal ajal tõstsin 200, see vend oli 180, enam ei tule üles. Enam ei tule üles. Ütleme nii, et nii rasvase kaenla augu seest on ilmselt nagu kiigine tõsta ka. Natuke raske tõsta, jah. Aga noh. Täna on ilus päev.
päev, mõnus. Ja me avastasime seda, et me oleme shopanud nagu... Me oleme shopanud väga valedes kohtades. Kui seda otsid traditsioonilisi asju ja tõesti nagu turistimeeneid, siis tuleb tulla see tänav, mis viib templini ja Tokyo Toweri kõrval. Sensui templi kõrval. Ühesõnaga tuleb tulla siia ja Andreas paneb siia pop-upi. Taito Sydney. Mis veel siis senised muljed Jaapanist? Ma ei tea, kas me oleme öelnud, aga ülimalt puhas. Igal pool on puhas. Jaapan on viisakas. No nad vennad võivad nagu vabandada ja kummardada, nagu jäädagi lukku lihtsalt, nagu panna lõputult. Nagu. Mis teil kõige meelde jäävam asi siit on? Üks asi, mis mulle reeglilt meeldib, on inimeste outfitid. Üli kirju, ilus, äge. Nagu naistel see traditsiooniline kimono riietus. Räigelt värviline. See on väga äge nagu. Siin linnas on nagu sellist happiness. Andrus? Ma arvan, et kõik need templid ja see uskumuse ja kultuurivärk nagu on minu jaoks kõige ägedam. Nagu sihukest asja sa ei näe Eestis. Shoppamine tehtud. Ma ei saa aru, kuidas inimesed jaksavad nii palju shoppata. Me oleme 3 päeva järjest shoppanud ja see on väsitav. Aga homme kell 5 hommikul on lend. Jälle 24 tundi. Juhu! Nagu mõni mees läks üldse linna peale. Ma valin une. Näeme hommikul. Tšau! Tere, kell on 6. Mul ei ole puder suus. Meil tuleb takso 2 minuti pärast ja me oleme ära. Mis su emotsioonid? Uni. Lambist sööme rahulikult. Siis tuleb, et last call. Juba lennul. Rootoogisin lennu 13 tundi, 0 pissipausi, 0 püsti tõusmist, ainult istumine. El Drifto. Me oleme jõudnud Pariisi ja mina tundsin, et oleks aeg proovida ka Pariisi kohalikku moodi. Nagu te näete, mul on nokamüts pandud. Ei, me mängisime ninjat ja nii juhtub. Ei, väike äpardus ikka juhtub. Aga see on Pariisi uus mood. Soovitan kõigil proovida. Sellega saab meie reis punkti. Jaapanil on kindlasti väga eriline koht meie südametes. Ja suur aitäh Kuulbetile, kes seda kõike ägedat asja võimaldas meil üldse teha. Meie oleme ägedad. Ma loodan, et teil oli ka. Tšau! Oota. Wait. Mängime selle peale Angry Birdsi, kes on Mafia ja Sigma. Need on häid kaadrid praegu. Väga head kaadrid on muidu. 3 on juba? Ei, 4 juba. Kurat, ei, 3. Kohal, 3. Sõbrad, see on nagu haige. Me oleme hotellis sees, vaipamas, vaadake seda, kõik on narv. Aga see on 7-11. Kuradi, hotellis sees. No big car guys, või? Ei ole. Big soopark. Tavai läheb. Kuradi, tavai, noh. No big car guys. Vaata. Nii ja... Okei. 80. Perse filmi, noh! Me ei ole kurat Viru ristmikul ka nii palju käinud kui siin. Okei, sõbrad, katse number 258. Nüüd tuleb. Ühesõnaga, no mis seal toimub, noh? Jack oli samurai. 10 euros. Andreast harassitakse lihtsalt. Tatsi riisimütse. No rice has getting. Why you squaring up on me like that? Radio days about. You're a little ginger. Yes. Okay. Random fact, okay. Haista. Kõik ära, noh. Aitab. Okay. Lennub või?